Ma suutsin ainult mõelda, ma ei tea, kui kaua, sest ka ajataju kaob ära, ajataju on väga huvitav asi, millega saab hästi palju mängida. Näiteks plõusajataju, teil on nagu, lähete sellest läbi kiirelt, kui midagi ootate, näiteks ma ei tea, operatsioonilaua taga, seal oodates, et mis nüüd toimuma hakkab, eks ole, see aeg väga pikk. Aga ühesõnaga, ta sõitis mulle õnneks järgi. Ma suutsin sellel ajal igal juhul genereerida selle oma peas, et vot nii, mul on vaja tema autonumbrid, mille ma ka sain. No võib-olla, kui ma seda antisotsiaalset isiksuse häiret ei õnneks, võib-olla ma oleks teisiti reageerinud. Aga ma sain aru, sa ei ole mitte midagi isegi arutada, parem oleks nagu kohe lahti tast saada. Sain selle autonumbri, hakkan sõitma kodusuunas. Mis te mõtlete, et ma nüüd olen, et sündmus on möödas ja laseme nüüd lahti, nagu õpetatakse, eks ole, et lase minna minevikul ja mis sa ikka hoiad kinni sellest minevikust. Ei ole ju, on ju. See on ju ebaõiglane, ebaõiglus muuseas tekib viha meis. See on ju probleem, see on ju aru paneb seda, kus ma nüüd saan, mismoodi ma nüüd saan, kelle ma nüüd peaksin helistama. Loomulikult. Ja mis inimene siis teeb? Üritab seda toru haarata. Ja hakkasin juba ema poja numbrites, mõtlesin, et okei, aga ta on ka empaatiavõimeline. Ja nüüd helistab ema. Nii. Okei, kas ta mind näeb või ei näe? Ta tajub ju mu toonist. Ehk siis empaatiavõimelisena ta korjab selle üle. Nüüd läheb tema naine kööki. Ta on ka empaatiavõimeline. Siis tuleb nende laps, kes on ka empaatiavõimeline. Siis tuleb nende koer veel. Terve rodu hakkab. Teate, see on nagu see naeri tõmbamine. Ja ma ei helistanud. Sest et olgem ausad, vihaga on see asi, et ta tõmbab pulsi väga kiiresti üles ja järsult. Ja sellepärast ta tapab kõige kiiremini. See on muuseas teadus. Nii et mõelge järgmine kord, kui te vihastate. Lihtsalt registreerige, et ma nüüd vihastasin, aga mõelge, kas te oleksite nõus selle kodanikule, kes teis viha tekitas praegu kohe kirjutama paberi peale alla. Palun loovutan enda elust sulle aasta. Palun võtta aasta. Mille pärast inimesed seda ei taha, eks?